Nii, tere! Kuna mina räägin ainult ägedate inimestega, siis ma olen täna kinni püüdnud endaga Deivi Turbuse ja räägime siis temaga natuke täpsemalt siis, et sinu loost, kuidas sa siis kiirendusspordini jõudsid. Et tegelikult kogu selle jutu sees oli ka mu esimene küsimus, et kuidas sa siis jõudsid kiirendusspordini? Kust tuli see otsus, et kiirendusmaailma samm astuda? Ei, oli jah. Sa räägid väga ilusti alustuseks. Aitäh kutsumast. Aga tegelikult kiirenduse kõige esimene kokkupuude, ma arvan, et oli siinsamas, kus me praegu oleme, Hiltsi lennuväljal. Et minu esmane kokkupuude oli tegelikult avalaksul või oli see lõpulaks, ma täpselt ei tea nüüd, Sallu üritus. Ja siis siin rahvas sõitis, vaata, aga me ise osa ei võtnud. Tulime siia niisama nagu toksima seda aeda ja värki ja matadega tulime Semmuga ja siis, kui üritust hakati kokku panema, siis põhimõtteliselt küsisime Salju käest, et kuule, kas me läheme proovida, vaata, et niikuinii siin pakita, vaata. Ja siis ma tegin oma esimesed nagu siuksed ristsed, kus ma nagu sõitsin esimest korda mataga siin kiirendust. See oli tänavasikkel. Tulime sõites siia ja siis sõitsime. Aga esimene sõit oli tsikliga ikkagi, on ju? No, kui me tsiklist räägime, siis oli see siinu, jah. Aga autoga ma olen ka varem sõitnud. Mul varem oli sellised turboautosid ka, mingisuguseid. Oli mingi päris vinge Opel Calibra. Tol ajal oli isegi päris vinge, tänapäeval enam mitte. Aga 4-vedu turbo Calibra oli ja siis oli mul hiljem oli üks Quattraudi turbokas. Et selles mõttes nendega on kokkupuuteid olnud varasemalt küll, aga nad olid kõik nagu ikkagi juba aeglised. Ja see pigem see kokkupuude oli siuke street race'i laadne. Okay. Ehk siis kõik oli highly legal, aga samas ta elas oma täielikus piikis kunagi. Et väga-väga vinge oli tolle see siukene street race'i elu. Aga kaua sa siis nüüd kiirendusega, no ütleme siis kokku oled tegelenud siis, kui sa räägid, et sul oli auto ja tsikliga? Ma olen ametliku kiirendusega tegelenud, ma arvan, mingi 15 aastat Eesti meistrivõistlustega. Ma arvan, et see läheb umbes sinna kanti. Aga kindlasti 15 aastat jah, mootorrattaga. Aga autoga me käisime rohkem siuke for fun, et me nagu aastat ei sõitnud ja mingit etappe lihtsalt käisime, väisasime ja siis tulime. Kuule, räägi mulle, ma nüüd vahetan korra teemat, aga see kiirendusega seotud. Mis sa korraldasid 2024. aastal siinsamas, kui sa siis püstitasid Eesti rekordi kiirendusspordi siis mootorrataste kiirem aeg siis, nagu ma aru sain, jah? Et tegelikult kehtiv Eesti rekord on ikkagi 8-2-1. Okay. Aga sellega seoses siis, mis su kõige meeldeavam sõit on olnud? No kõige meeldeavam on siis, kui asjad katki lähevad. Paraku see jääb nagu kindlalt meelde. Aga muidugi rekordid on ka toredad. Eriti siis, et kuna meil on päris suur nagu punt, kes sõidab ja päris siuke ühtehoidev on ju ja siis teiste rõõm on ka nagu näha ikka, sa ikka näed, et kõigil on ikka nagu väga hea meel ja see on hästi äge, et kui sa ikkagi sõidad päriselt hea aja, siis tagasi tulles näed juba, et okei, siit tuli nüüd midagi ilusat. Sest sõidust teinekord ei saa aru praegu. Esiagi eelmine võistlus tundus üks sõit, vaatasin, see vist oli päris kiire, tagasi tulles vaatasin, et okei, see ei olnud kiire. Et see on hästi imelik. Eriti kui hakata nagu mingisuguse kiiruseni jõudma, siis nagu enam ei pane nagu sõites väga täpselt kogu aeg koju, kus sa nagu ajaliselt oled. Hästi siuke rahulik sõit on pigem kiire. Aga samas, kui nüüd mõelda, siis mis sinu arvates on kõige olulisem osa kiirendusspordi juures? Kui sa räägid just, kui sina oled siis tsiklimehena, siis hoopis küsime niipidi. Kõige olulisem osa on kiirus. Turvalisus? Ei ole. Ma ei saa seda öelda kahjuks, sest see ei ole kindlasti kõige olulisem asi siin praegu. Et meie asja mõte on lihtsalt sõita kiiresti, et see on nagu number 1 asi, millega me tegelema. See on üks põhjus, miks ma ei mäleta isegi oma aegu, sest et ma nagu ei tegele, ma ei tule nagu selle pärast üldse siia, et sõita mingit konstantsust või sõita. Minul isiklik eesmärk on sõita nagu kogu aeg hästi kiiresti. Ja see tegevus käib kõik ainult seal suunal. Mind ei huvita nagu nii väga see võistluse kulg, mind ei huvita nii väga see tulemus, aga tulemused lähevad iseenesest nagu heaks, eks. Aga mind ikkagi üritab rekordi sõitmine, mida ma väga palju aastaid ei saanud Nilsilt kätte, Nils Lauri käes oli see.
ja siis, kui ma sain, siis ma hakkasin muidugi, kuna uus sikkel lihtsalt on nii palju kiirem, siis see hakkas nagu järjest tulema. Aga selles mõttes noored astuvad kandadele, et kuna ma ehitan ka teiste sikled ja aitan neid asju ka nagu korda saada, nii palju, kui ma oskan, eks ole. Ja siis on näha, et asjad hakkavad lõpuks ikkagi paika loksuma, et praegu on ju siin Erman väga kiire, et vaikselt tulevad, ega sunnib ennast ka nagu liigutama. Ma olen kaval, ma teen endale konkurente, vaata, siis on klassis nagu huvitav. Ja, seda küll. Aga samas tsiklit sa mainisid, et räägi mulle siis, mis tsikliga sa sõidad? Ma sõidan Suzuki Hayabusaga hästi palju aastaid juba. Mul oli alguses kunagi oli Suzuki GSX-R 1000, mis sai ka päris fenomenaalselt kuulsaks oma aja kohta Eestis, sest et ta oli üks väheseid turbomootorrattaid üldse. Ma arvan, et mul oli üks esimesi Eesti töötavaid turborattaid, mis päris sõitis normaalselt, kiiresti, töötas, kestis ka enam-vähem. Et see oli nagu äge pill, sest et sa oled kohe teistest palju kiirem. Hästi lihtne oli. Ma ennast nagu väga lihtne sõitjaks. oli kõigile nagu niimoodi just, et ma olen kogu aeg nagu üritanud sellel suunal tegeleda, et ma ei pea ennast tegelikult ise väga sõitjana nagu reaktsiooni mõttes ja kõige tegevuste mõttes rajal, aga ma loon omale need tingimused, kus ma saan nagu natuke haigutada stardis ja siis ma lihtsalt nagu üritan ikkagi jõuga nagu asjad ära teha. Surud läbi? Jah, surun lihtsalt nagu jõuga oma tahtmist peale seal rajal. See on hästi nagu läbiv siuke mul on. Ja edaspidi siis, kui ma selle siklist nagu hiljem vist, ta läks katki loomulikult ja siis ma püsin ta lõpuks maha ja siis ma juba tahtsin Hayabusat, sest ma olin nii palju uurinud, sest Hayabusa on üks maailma nagu kõige kõvemaid platvorme üldse, mis kiirenduses on mootorratastel. Ja siis ma ostsin omale Hayabusa ja turbo oli juba ennem kapi ääre peal ja ma teadsin, et sellest tuleb turbo mootorratas ja sealt see siis tuli ja see ratas oli mul 10 aastat. Ehk siis ja nüüd mul see praegune ratas on siis hetkel läheb 4. hooaeg selle vist praeguse rattaga, et ma olen juba sõitnud ainult Hayabusadega päris kaua, veel, et see läheb päris kaugele. Et umbes nii. Sinuga on hullult lahe vestelda, aga mul on sulle viimane küsimus. Küsi viimane küsimus. See viimane küsimus on see, et mis nõu sa annaksid kiirendusspordiga alustavale noorele? Mina annan sellist nõu, mida ma arvan väga paljud annavad, et mine kellegi juurde, kes on nagu teinud neid asju. See on nagu nii palju lihtsam kõik. Kui sa ei taha ise just kõik õppida, sest mõni võib-olla tahab, aga tänapäeval on selgelt näha, et noored pigem ei taha ise õppida paraku ja palju lihtsam on minna kuskile. See ei ole üldse nagu jalakraapimine, et kindlasti ei tasu seda karta. On väga palju lahedaid inimesi siin platsi peal, kes on igatepidi nõus aitama. Ma võin oma telgist näpuga näidata, keda ma kõik olen sõitma saanud. Jah, see võtab mingi aja, aga see abi aitab. Vähemalt sa ei ole üksi ja lost kuskil telgi all. Ja mina arvan, et kõige parem abi on see, et lihtsalt mine küsi kellegi käest, kes oskab. Me näeme autode puhul sama asja. Andres on aidanud väga paljusid automehi väga palju kiiremaks, et see lihtsalt siuke 2 pead on juba 2 pead. Kõik see nagu kiirenduses minu meelest töötab, et see kogemus on hästi oluline. Igatahes aitäh sulle selle inteka eest ja ma siis soovin sulle mega palju edu su sõitudel. Aitäh! Ja teiega näeme siis kas juba järgmisel nädalal uues videos või siis järgmisel võistlusel siin samas Kiltsi lennuväljal.